Üks Florida paar arvab, et nad saavad kohe oma $1 000 000 lotovõidu kätte. Selle asemel kukub nende väidetav skeem kokku just siis, kui nad üritavad võitu välja võtta. Võtke käed taskust välja, palun härra. Me selgitame, kuidas nende võidupiletist sai tõend, mida uurijad nende vastu kasutasid. Hindake sügavalt sisse. Ma saan juba aru. Ma ei tea, noh. Sa oled segaduses. Nii et Sa võtsid seda nii, mina küll. Okei. Ja siis ma mõtlesin, issand, ma lihtsalt ei tahtnud, et see veel rohkem ära rikuks, kui juba oli. Kui ma kratsisin, siis see läks hullemaks. Ja ma mõtlesin, ei. See on Law and Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Ma arvan, et iga lotomängija unistus on jackpoti võitmine, aga loterii ametnikud juhivad ranget programmi ja teibiga koos hoitud võidupilet ei peta kedagi. Muidu oleksin ma juba rikas. On 11. märts 2024, oleme Floridas Pensacola's, Florida loterii piirkondlikus kontoris. Detektiivid tahavad rääkida paariga, kes väidab, et nad on $1 000 000 jackpoti võitjad. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas, mees? Jah, härra. Olgu, istuge praegu lihtsalt maha, kuni me selle välja selgitame. Nii et sa pead selle taga rääkima, eks? Okei, ma lähen. Võta käed taskutest välja. Okei, jah. Ma olen toaga valmis, nii et kui see asi on valmis, nii et kui ma vajutan seda korra ja see on valmis. See salvestab. Lähme. Hinga sügavalt sisse. Lihtsalt hinga sisse. Ma juba näen. Noh, sa oled segaduses. Oled sa tema jaoks valmis? Tule nüüd, mees. Mine kohe tagasi, Maia. Noh, kuhu see nüüd ei? Täpselt. Mees, ma ei tea, kuidas panna seda meest rääkima. 500 minutit tahab valida ja selle välja mõelda. Me tuleme hiljem tagasi kindlasti. Ma hoolitsen selle eest. Tule tööle. ma ei tea. Minu nimi on Richard, ma olen Florida loterii esindaja ja me oleme täna siin, et teiega rääkida. Me rääkisime kõigepealt temaga ja tulime siis teiega rääkima. Escambia maakonna šerifibüroo tuvastas mehe kui 32-aastase Dakota Jonesi. Ja Dakota tundub nüüd loterii kontoris, pigem närvis kui elevil. Hinga sügavalt sisse. Lihtsalt võta see vastu. Ma näen seda juba ette. ma ei tea, mis toimub. Noh, sa oled segaduses. Ma just astusin uudiste toimetusse. Oled sa tema jaoks valmis? Tule nüüd, mees. Olgu. Mine kohe tagasi Maia ja lahendada see ära. Nagu te ilmselt aru saate, on see operatsioon juba mõnda aega kestnud ja seda kinnitab ka šerifi büroo juhtumi aruanne. Avalduses on kirjas, et 1. märtsil 2024 läks naine nimega Kira Enders loterii kontorisse, et lunastada $1 000 000 suurune võit Florida loterii 500 korda raha kraapepiletiga. Nüüd on probleem selles, et tema esitatud piletil ei olnud väidetavalt mingit võidusummat. Ja kuula seda, juhtumi aruande kohaselt oli piletil ihmsed muudatused ning see oli kohmakalt kokku pandud 2 erinevast päris kraapekaardist. Esimene pilet on numbriga 018 ja teine on number 012. Mõlemad need piletid skaneeriti lotosüsteemides ja mõlemad ei olnud võidupiletid. Igaüks neist piletitest rebitakse horisontaalselt pooleks ja seejärel pannakse hoolikalt kokku, et moodustada üks võltsitud pilet, kasutades ühe päris pileti ülemist poolt ja teise alumist poolt. See võltsitud pilet näitab nüüd visuaalselt, et see on $1 000 000 suurune võidupilet. Selleks hetkeks võite mõelda, mis pistmist on sellega Dakota Jonesiga. Dakota on Kira poissõber ja väidetavalt pidid nad võltsitud võidu omavahel jagama. Mõlemad peeti kinni ja neid küsitlesid uurijad, kuid eraldi ruumides. Praegu hetkel, kuna see on uurimine seoses selle piletiga, ei ole teil lubatud lahkuda. Enne kui me teile küsimusi esitame, peate mõistma oma õigusi. Teil on õigus vaikida. kõike, mida ütlete, võib kasutada teie vastu kohtus tõendina. Teil on õigus, et ülekuulamise ajal oleks advokaat kohal. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat tasuta enne ülekuulamist. Kui soovite praegu küsimustele vastata ilma advokaadita, on teil siiski õigus igal ajal küsimustele vastamise lõpetada. Kas te saate sellest aru? Yeah. Me tahame teiega rääkida piletist, sest see on suur küsimus. Kas te teate, kus te pileti ostsite? Ma ei mäleta. Ma käisin igas kohas. Ma käisin umbes 5 miljonis kohas Stefaniakis ja
Freeportis. Ma isegi ei mäleta, mul oli neid terve hunnik kaasas. kas sa mängid palju pileteid? Vahel jah, mõnikord. kas sul on kunagi suuri võite olnud? Mitte suuri. Ma mõtlen, ainus, mille ma ise olen võitnud, oli umbes $100. see on päris hea. Ma mõtlen, et see on nagu päris lahe, aga mina ise ei. nii et kui suure võidu sa arvad, et see pilet annab? Ma usun, et see on üle miljoni. Okei, ja veel natuke. kas sa mängisid selle lotopileti läbi? Jah, mängisin. Lahe. Jah, tegin. kas sa olid siis õnnelik, kui arvasid, et see võitis? See ei tundu isegi päris reaalne. Ma olin õnnelik ja mõtlesin, et pean oma õnne tänama, sest tead, sellised asjad ei juhtu minuga. õige. see on väga ebatavaline, aga kui sa selle saad, on see hea võit. Eks. Ma mõtlen, see oleks suureks abiks, kui saaksin sulle näidata. Proovi sellest läbi saada. Kira väidab, et tema lotopilet on ehtne. Ta annab isegi aadressi, kus ta selle ostis. sa olid oma majas, mängisid selle piletiga? Jah. kas see skaneeriti kuskil, kas sa nägid seda? Ma proovisin seda skaneerida 3 erinevas kohas. Õige. Ja kõik ütlesid, et seda ei saa skaneerida. Seda ei saa skaneerida. Seda ei saa skaneerida. Nii et ma mõtlesin, okei, mis ma siis teen? Ja ma mõtlesin, et peab ju olema mingi võimalus. Nii et nad ütlesid mulle, et ma tuleksin siia. tõenäoliselt mõni töötaja. Jah, okei. Ma helistasin siia ja nad ütlesid, et jah, lihtsalt too see kohale. Siis me tulimegi siia ja nad ütlesid, et okei, mulle meeldib teie paberimajandus. kas kellelgi teisel on sellele piletile pretensioone? Ma jagan seda. Me jagame selle pooleks. kas see on see mees seal üleval? Kas see on see mees seal ees? mis tema nimi on? Dakota. kui sa siia tulid, oli see mõni päev tagasi, mis oli esimene kord, ma eeldan, eks? Jah. Nad lasid sul mõned paberid täita. Ja ma täitsin mitu paberit. Okei. kui ma näitan sulle dokumenti, millel on sinu allkiri, kas sa kinnitad, kas see on sinu allkiri või mitte? Jaa. Jaa. Aitäh. ja on olemas teine dokument, mille nad paluvad sul täita vabatahtlikult. seda nimetatakse julgeolekutõendiks. ja tavaküljel, kas see on sinu allkiri? Vabandust. Vabandust, ma mõtlesin, kus see on. Jah, vabandust. Ma arvan, et see pole isegi minu nimi. õige. ja mul ongi pilet siin olemas. see ongi pilet, ma ei lase sul seda katsuda, aga kas see tundub olevat seesama? Jah. kas see on sinu nimi seal taga? Jah, on küll. kas sina panid oma nime sellele? Panin küll, okei. Siin kontoris. siin? Jah, okei. las ma siis küsin, kuidas pilet rebenes? Okei, see oli minu autos ja ilmselt kukkus see välja, aga ma ei märganud seda, kui autost välja läksin. See jäi vihma kätte ja ma nägin seda järgmisel päeval ning mõtlesin, oh jumal. Ja ma proovisin seda kraapida enne, kui see oli kuiv ja see lihtsalt lagunes koost. Ja siis ma mõtlesin, oh jumal, las ma teipin selle kokku, siis see enam ei lagune. Nii et... kas sa siis teibisid selle niimoodi kokku? Jah, mina tegin seda. Ja siis ma mõtlesin, jumal küll. Ma lihtsalt ei tahtnud, et see veel rohkem pätki läheks, kui juba oli. Kui ma seda kraapisin, tuli see võit. Ja ma mõtlesin, ei. miks? Sellest saan ma kindlasti aru. Kindlasti. Jaa. nii et see pilet, ma kontrollisin seda piletit ja see pärines Winn-Dixie poest Defuniak Springsis. Jah, see tundub üsna õige. Kas see on võimalik? See on kohe minu maja juures. Väga võimalik. Kui sa selle pileti ostsid, kas sa ostsid veel mõne pileti? Ma ei mäleta. Ma tavaliselt ostan neid rohkem kui ühe korraga. Sain aru. Nii et see on võimalik, aga ma ei saa seda garanteerida. Ja miks just see mäng? Kas sulle meeldib see mäng? Ma lihtsalt valisin selle juhuslikult. Sain aru. Sest ma tavaliselt selliseid ei võta, vaid võtan odavamad, aga sa tead küll. Kui palju see pilet maksis? $50, ma tean. Ma mõtlesin, et annan sellele seekord võimaluse. Nii et pärast seda, kui see oli katki rebitud, panid sa selle niimoodi uuesti kokku? Või sai selle keegi teine? Ei, ma tegin seda kõike ise. Ogu! Jah. Lahe! Jah, ja siis ma mõtlesin, oota, võib-olla ma ei peaks seda tegema. Sest ma olin oma sõnumi juba edasi andnud. Aga ma mõtlesin, et ma ei saa seda nüüd enam maha võtta. No. Jah, ma sain sust aru. On nagu on. Kas sa tegid veel mingeid muudatusi piletile? Ei. Ma märkasin, et ülaosas on see natuke kõrge, mis tähendab, et keegi on selle ülaosa ära lõivanud. Ma proovisin teipi eemaldada, sest arvasin, et võib-olla tahetakse sellele alla kirjutada või midagi sellist. Ja ma tahtsin näha, mis juhtub. Ja ma otsustasin, et see oli halb mõte. Okei, see on tõesti üsna halb mõte. Nii et ma mõtlesin, et las ma ei riku seda ära. Las ma lõpetan praegu. Ja kas keegi teine aitas sind? Kui ma kontrollin selle teibi alt sõrmejälgi, kas seal on veel kellegi teise sõrmejälgi? Ma mõtlen, tema omad võivad seal olla, nii palju kui mina tean.
olgu, kes teab. Tegelikult siis, koera jäljed. Sinu koera jäljed. Ma loodan, et mitte. Ka. Nii et see võib olla sinu sõber siin väljas. Ma mõtlen, tema sõrmejäljed võivad sellel olla. Kas ta pani siia mingit teipi? Ei, ma tegin kõik ise. Juhtumiraporti kohaselt ütles Kiira poissõber Dakota uurijatele, et arvas, et Kiira ostis pileti Winn-Dixist, sest Kiira ütles talle nii. Juhtumiraportis on kirjas, tsiteerin. Jones teatas, et Endersil oli 2 või 3 muud lotopiletit, mis ei olnud võidupiletid. Kui ta hakkas seda lotopiletit kraapima, sai see märjaks, sest hakkas vihma sadama. Jones ütles, et Ender kraapis pileti lõpuni ja ütles, et ta võitis, kuid Jones arvas alguses, et see pole päris. Jones ütles, et S. Enders võttis fööni ja kasutas seda pileti kuivatamiseks. Jones väitis, et kuna pilet oli pooleks murtud, siis Enders teipis selle uuesti kokku. Jones ütles, et algselt pidi kogu raha minema Endersi pangakontole, kuid tema vanemad olid linnas ja ütlesid, et nad võtaksid oma võidupooled ning paneksid need oma enda pangakontodele. Raportis märgitakse edasi, et uurijad ütlesid Dakotale, et probleem ei seisne ühes piletis, vaid selles, et väidetavalt oli 2 piletit kokku teibitud. Siis olevat Dakota selgitanud, mis juhtus ja ütles, et tema ja Kiira jalutasid ning märkasid maas pool loteriipiletit. Dakota sõnul olevat Kiira öelnud, aga mis siis, kui see on võidupilet? Dakota olevat vabandanud valetamise pärast, kuid ütles, et ta tahtis raha saada. Avalduses seisab edasi, et Jones ütles, et ta kõndis veel umbes 50 jardi ja Enders leidis pileti teise poole. Jones ütles, et üks asi piletil oli maha kraabitud, kuid kõik numbrid polnud veel kraabitud. Jones ütles, et ta käskis Endersil kraapida vöötkoodi ja ta laadis alla rakenduse, et seda skaneerida, kuid märgpilet ei skaneerunud. Jones ütles, et Enders võttis fööni, et pilet ära kuivatada ja Enders kraapis selle ettevaatlikult, kui see oli kuiv. Jones ütles, et kui pilet oli kraabitud, näitas see $1 000 000 ja ta ütles umbes nii, ei ole võimalik. Kiira ülekuulamisel väitis ta, et ta ei pannud tähele, et numbrid ei olnud joondatud. Vaata, see on siin tagumises osas, kus pooled on teibiga kokku pandud. Näed, kuidas sõnad ei lähe isegi kokku, sa märkasid seda. Ma ei märganud. Tegelikult lähevad küll. Osamaksed ja osamaksed. Ma lihtsalt ei kasutanud seda õigesti. See ei tööta. Aga ei, ma ei märganud seda, aga minu jaoks see klapid. Jah, tegelikult küll. See on 2, vaata rebendid on erinevad. Minu arvates näeb see nii välja. Sain aru? Sain aru. Ma ei tea, vaatame, kuidas see erinev välja näeb. Nii et pilet on sinu jaoks probleem. Ja põhjus, miks see on probleemne, on see, et sa allkirjastasid mõned dokumendid, kus öeldakse, et see pilet on sinu oma valevande ja pettuse eest karistuse ähvardusel. Õige. Piletit ei ole muudetud. Piletit ei ole. Ma lihtsalt panin selle tagasi kokku. Ma ei teadnud. Noh, sa pead mõistma olukorda, kus me oleme. Sa ütled, et tegid seda ausas usus. Ma tegin seda. Ma mõtlen, ma lihtsalt panin selle tagasi kokku. Ma arvasin, et need käivadki koos. Mis on siis tõenäosus, et 2 piletit lähevad katki? Just seda ma räägingi, et ma arvan, et olen üsna kindel, et need käivad kokku. Ei käi. Ma ei saa aru, kuidas need ei käi kokku. See pole võimalik. Meil on labor talla hässis, sealt ma pärit talle. Okay. Ja me võtame piletid lahti. Lihtsalt ma ei saa aru, sest ma ei näe, kuidas see võimalik oleks. See oli 100%. 2 erinevat piletit. Ma saan aru, mida sa ütled numbrite kohta. Ma mõistan seda, aga ma ei saa aru, miks see hullumeelne on. Ma küsingi seda sinult. Just seda ma ütlengi. Ma ei saa aru, kuidas need võiksid olla 2 erinevat piletit, aga ma saan aru, mida sa numbrite kohta ütled. Ma saan aru, Noh, ma ei püüa sind mingite valedega petta. Need on tegelikult 2 erinevat piletit. 100%? Ja igal piletile on turvajooned, mida sa ei näe. Igal piletile on turvajooned ja need ei ühti. See on hullumeelne. Mõni minut hiljem hakkab Kiira nutma, kui ta saab teada, et Dakota võib olla hädas, sest ta väidab endiselt, et pilet on ehtne. Aga miks nad ei võinud lihtsalt öelda? See ei ole see. Ma lihtsalt ei saa aru, ma arvan. Ma ei tea. Ma olen nii halb inimene. Mis sa arvad, et oled halb inimene? Lihtsalt mind süüdistatakse kõiges, mida ma pole kunagi teinud. Olen pidanud nii mitu korda kohtusse minema, et tõestada oma süütust millegi suhtes, mida ma pole kunagi teinud. Lihtsalt ma isegi ei tea, mis on. Ma isegi ei tee midagi valesti. Mitte kunagi. Mind ei huvita. Nagu mind karistatakse alati selle eest, et ma teen õiget asja.
see ei ole loogiline. No. See on päris nõme. Sa näed kedagi siin tegemas kõige hullemaid asju. Ja sa näed, kuidas neid kõige eest karistatakse. Ja mina teen kõike õigesti. Aga saan ka pahandada millegi eest, mille peale ma pole kunagi isegi mõelnud. See ongi kogu mu elu. See on lihtsalt nõme. Ma ei saa aru, nagu oleksin ära neetud. Ma ei tea isegi, kes seda teeks. Miks sa tahaksid nagu Fiin on? Nagu... Tere, mis on kõige rumalam? Tegelikult nad ei pannud teda üldse millist olukorda. Ma ei taha olla see inimene, kes paneb kedagi sellisesse olukorda. Me räägime sellest. Minu poissõber, ma ei teeks seda kunagi, ma ei taha seda. Ma ei taha kunagi olla põhjuseks, miks ta satub mingisse halba olukorda. Lõpuks Kira tunnistab üles ja ütleb, et ta tegi lotopiletile mõned muudatused, kuid ta kinnitab, et need olid vaid väikesed. 2 sellist paberitükki. Õige, okei. Ja kui see on puit, siis on tegu paberiga. Kas sinu ravimid või mis iganes sa võtad või tarvitad? Ma arvan, et see ei muudaks midagi. Pio. Aga kas see muudaks, seda ma sinult küsingi, kas see muudaks kuidagi su aju nii, et sa arvaksid, et see siin on hea sobivus? Ma mõtlen, ma arvaksin samamoodi. Kui see sobiks ja läheks kokku, siis ma mõtleksin, et see pole õige suurusega paberitükk. Noh, tead, aga kui see tõesti nagu esimene pool ja 4, las ma küsin. Ma arvasin, et see nägigi selline välja ilmselt. Millest ta just rääkis? Eks pigem. Kui see on kokku kleebitud, siis see ei ole õige suurusega lotopilet. Ma ei saanud sellest aru, ma ei teadnud seda. Keegi lõikas ülemise osa ära. Ma lõikasin teibi läbi. Aga sa võid ette kujutada. Vaata seda triipkoodi. Õige. Vähema. Ma arvasin, et see tuli rullist niimoodi, sest vaata alla. Vöödkoodi vahemaa on suurem. Ma ei teadnud seda. Okei, kas sa lõikasid selle ülaosa ära? Jaa, ma lõikasin lindi ülaosa ära. Okei. Nii et see on teistmoodi. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma saan aru, mida sa ütled. Jah, ma saan aru, aga see on... Kas sa tegid seda selleks, et see õige suurusega paistaks? Ei, ma tegin seda lihtsalt selleks, et proovida näha, mida ma üritasin teha. Ma mõtlesin, et ma poleks pidanud seda teipima. Ja ma mõtlesin, et ma pean selle teibi ära lõikama. Ja siis mõtlesin, et see pole hea mõte. Ma mõtlesin, et nüüd ma juba muudan seda. Nii et ma mõtlesin, et ei. Ja ma mõtlesin, mida ma teen. Nii et ma lihtsalt jätsin selle sinna paika. Sa lihtsalt tegidki seda? Ma lihtsalt jätsin selle sinna ja mõtlesin, et see on seal. See on juba seal. Ma ei arvanud, et ma midagi muudan. Ma ei teinud seda tahtlikult. Kummaline on see, et kõik teised piletid, mida me aasta jooksul vaatame, võib-olla 5000. Ma ilmselt vaatan 5000. Ma mõistan seda. Ühelgi neist pole lamineeringutega midagi sellist. Ei, ma tean. Ja ma olin nagu kohe pärast seda. Ja tema ütles, et sa poleks pidanud teipi peale panema. Ja ma olin nagu, sul on ilmselt õigus. Ja ma proovisin seda maha võtta. Ja ma mõtlesin, et see on ka halb mõte. Nüüd ma tõesti muudan seda. Kui ma selle maha võtan, siis ma nagu likun seda, eks? Jaa. Siis ma mõtlesin, et ei, ma ei tee seda. Nii et siin on suur küsimus. Ma saan aru, mida sa ütled. See koht, kus lint on pead. Ja ma tegin seda. Miks sa lihtsalt... Miks sa lihtsalt ütlesid, et lõpetame ära, ärme anna seda sisse? Ma ei teinud seda, ma arvasin, et see oli päris, ma mõtlesin, et kõik oli seaduslik, ma lihtsalt hoidsin seda alles. Ma ei teinud seda. Miks ma peaksin seda tegema? Kui ma oleksin tahtlikult selline olnud, ei oleks ma midagi sellest läbi teinud. Las ma siis küsin su käest selle lindistuse kohta veel. Olgu. Esiteks ma tean, ma ei prooviks midagi lindistada. Kas see on teibirullist? Teibirull? Jaa, paketeip. Okei, lahe. Ma märkasin, et see ei jäänud eriti hästi kinni sinna, kus rebend on. Ma märkasin seda ka. Aga kuula, sa teipisid väga hästi üleval, kus ei ole vatki ega midagi. Miks sa peaksid seda osa teipima? Ma ei tea. Ma lihtsalt tahtsin, et kogu asi oleks, ma ei tea.
ma lihtsalt tahtsin, et see oleks turvaline. sa tahtsid, et kogu asi näeks ühtlane välja. Eks, ei, ma ei mõelnudki sellele. Ma ei pane sulle sõnu suhu. Ma lihtsalt tahtsin, et see oleks turvaline, aga polnud vajadust. See lagunes laiali, kui ma läksin. Selle üla- ja alaosa polnud vaja teibiga kinni panna. Sul on ilmselt õigus. Ja pärast seda, kui ma selle peale mõtlesin, oleksin ma pidanud lihtsalt teipima selle koha, kus rebend oli. Selle peale mõtlesin alles hiljem ja siis ma mõtlesin, et olen ikka rumal. Miks ma peaksin seda tegema? Noh, tavaliselt ma ei solvaks sind kunagi ega ütleks, et sa oled rumal. Ma ei teeks seda kunagi. Aga tavaliselt viitab see pettuse kavatsusele. Ma mõistan seda, aga mina ei teeks nii. Ei olnud mingit kavatsust midagi muud teha, kui need kaks kokku panna ja neid turvaliselt hoida. Siis miks ülaosa teipida? Ma lihtsalt teipisin kogu asja kinni. Miks kogu asi teipida? Ma ei tea, ma lihtsalt teipisin kogu asja kinni. Ma lihtsalt tahtsin kogu pileti tervena hoida. Aga kui sa teibid kogu pileti tervena lokku, siis see koht keskel, kus see on tõesti pätki, ei ole üldse hästi teibitud. Ma tean, see on katki, ma näen seda. Olgu, kas sa tõstad oma parema käe? Kas sa saad vanduda ja kinnitada, et kõik, mida sa täna meile rääkisid, on sinu parima teadmise järgi tõsi? Olgu, hästi, millal iganes, aitäh. Aitäh, et aitasid meid. Me lihtsalt jätame lindistuse veel 3 minutiks käima, eks? Ma ei suuda seda kunagi meelest pidada. Tere, Häda! Mul on seda vaja. Sina. Räägi tõtt, kas sa saad oma käe siit läbi panna? Ei. Kas see on sinu viimane võimalus? Ei. Hästi. Ei, ma annan mu tütre elu nimel. Nagu ei. Kira Enders arreteeriti ja talle esitati süüdistus loteriipileti võltsimises või muutmises pettuse eesmärgil, võltsitud või muudetud osariigi loteriipileti esitamise eest ning lisaks suures varguses, mille väärtus ületas $100,000. Kuigi Dakota arreteeriti samadele süüdistustele kaassüüdlaseks olemise eest, vabastati ta vanglast 3 päeva hiljem. Pole seige, kas prokurörid esitasid Dakota vastu ametlikud süüdistused, sest süüdistusi pole kirjas. Kohtusaidi veebilehel. Veebipõhised kohtutoimikud näitavad, et 2024 aasta augustis tunnistas Kira Anderson süüdi suure varguse eest, mille väärtus ületas $100,000 ning talle määrati katseaeg. Aitäh, et kuulasite seda Law and Crime'i episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin taas esmaspäeval uue juhtumiga.